Telekast vaadates tundub kõrgushüpe väga lihtne, kuid lastele koolis õpetada kõrgushüpet on keeruline ja selle omandamine veelgi keerulisem. Selleks võib lastele valmis panna kummilindi samasuguse, võimlemismatid maha võtta, tõkked ja õpetada neile karjapoissi. Selleks, et karjapoiss paremini välja tuleks, tuleb lastele välja selgitada, kumma jalaga tal parem tõugata on, kas vasaku jalaga või parema jalaga. Selleks tuleb valida erinevalt pool. Jaanek, äkki näitad vasakult poolt, kuidas vasaku jalaga näeks välja õige karjapoisi tehnika? Vasaku jalaga tuli meil hästi välja, vaatame, kuidas tuleb parema jalaga. Väga hästi. Jaaneku puhul on näha, et tegemist on juba profisportlasega, aga laste puhul võiks jälgida seda, et ära tõuge toimuks esimese kolmandiku mati juurest. Vasaku jalaga tõugates parem jalg liigub esimesena üle kummilindi, vasak jalg tuleb järgi ja maandumine võiks toimuda teise kolmandiku mati peale. Vaatame veel, kuidas Jaanek hüppab, et paremini asi veel õnnestuks ja ta ilusti pingutada saaks, siis me paneme kummilindi natukene kõrgemale.